Sõda Ukrainas põhjustab kohutavaid kannatusi ka loomadele. Riigis on kokku üle 14 loomaaia, mitmed neist jäid raketirahe alla juba sõja esimestel päevadel, mille tulemusel osa loomi said haavata, osa surid ja osa põgenesid. Ega see ei ole esimene sõda maailmas ja seda on nagu maailmas teada, et loomad on täpselt samasugused tunnetavad organismid nagu inimesed ja elavad seda võib-olla veel räigemalt üle, sest et neil on see kõik veel mõistetamatu ja aeg-ajalt just selle talitaja juuresolekut on neil ääretult tarvis, et kuidagi seda üle elada, seda rasket ja keerulist aega. Kiievi loomaaial on osa loomadest õnnestunud viia varjenditesse ning ligikaudu 50 töötajat on koos pereliikmetega kolinud loomaaeda, et ööpäevaringselt stressis loomi rahustada ja neid sõjas mitte hüljata. Tallinna loomaaed on üks paljudest loomaaedadest maailmas, mis kogub toetusi Ukraina loomaaedade abistamiseks. 2 päevaga koguti juba pea 15 000 eurot. See on fantastiline märk, kuidas meie inimesed tegelikult selliste kriisisituatsioonidega kaasa tulevad. Esmase ettevõtmisega me praegu proovime kokku panna saada ravimeid selleks, et saada need kõige pakilisemad ravimid sinna koha peale. Need on anesteetikumid ja siis ka puhksüstlad, millega saab loomi uinutada. Ja kui me selle nüüd kokku saame, siis me proovime selle logistika paika saada, et see jõuaks Poolasse ja Poolast siis Ukrainasse, sest paraku neid asju enam Poolast ei ole saada, seal on kõik otsas. Tallinna loomaaed oleks suuteline Ukrainast vastu võtma 2 tiigrit ning 1 või 2 jaaguari. Põhiline probleem on see, kuidas loomad sõjatsoonist saada Poola piirini, sest arusaadavatel põhjustel me kas enda või siis Riia looma ja transpordi inimesi ei saa saata sõjatsooni. Ja praegusel hetkel on see saanud pudelikaelaks. Me ei saa neid loomi kuidagi kätte ja see on üks põhiline häda. Siis on loomad, keda ei saa põhimõtteliselt ära viia, nagu näiteks kaelkirjakud või suuremad elevandid, nende transport lihtsalt ei ole mõeldav. Et nad loodetavasti suudavad selle hulluse kuidagi nendes tingimustes, mis seal praegu koha peal on ja siis ka meie abiga kuidagi üles elada. Ukraina loomaaedade heaks saab Tallinna loomaaia vahendusel annetada Tallinna linna e-teenuste lehel annetus Ukraina loomaaedadele. Panustada saab kogu kriisiaja.